Ahoi kotkad, mis toimub siis? Oleme siin Suure Munamäe jalamil praegu. Ja kuna meil homme on vaja ronida Vällamäe tippu, mis on teatavasti Eesti kõige kõrgem nii-öelda tõusmäkke, siis me teeme täna trenni siin Munamäe otsas. Nagu, et jah, ronime sinna. Vaatame, mis siin tee peal on. Mina käisin siin ka kuskil 10 aastat tagasi, nii nagu ka seal Vällamäe metsamajas 10 aastat tagasi ja teeme selle väikse ronimise ära. Siin väidetavalt on asju muutunud 10 aastaga. Et lähme ronime ja vaatame, mis me seal näeme. Jube siukan hull ilm on, mingisugust udu, ma ei saagi aru, mis asi see on, mingi suur niiskus tuleb tuulega nagu selga. Et äkki siin metsa vahel ei ole see asi nii hull, aga ma ei pannud ka väga paksult riida, siis siin mäkke ronides hakkab palav. Ja siin on kohe kakale ei lähe, kodus sai ta käidud juba 2 korda selle kakal suurest ärevusest, sest meil on tegelikult ja peale seda, kui me nüüd siin mäe otsas ära käime, siit vist ei lähe rada, vaata lolle. Siit tuleb rada ainult kempsude juurde. Kuskilt mujalt läheb vist päris rada, hea küll. Et me tegelikult ja homme, me lähme täna ühte metsamajja, Vällamäe metsamajja ja siis me sellepärast nagu jah, kui me siin kandis oleme, teeme selle Munamäe rajaga, nüüd otsime selle õige raja algus üles. Ma ei tea, praegu hakkas jah, kuskilt sealt, praegu hakkasime igal juhul lollid läksime Kemmergu matkarajale ja miski esimene silt ka, et tundub jah, et päris rada hakkab sealt pihta, meie jah, lollid läksime Kempsu rajale aga okei, lähme siis õigesse kohta ja hakkame sealt pihta. Siit hakkab siis päris rada üles, et siin võitles vabadussõjas esimene ratsapolk. Vot siis. Ja Kairitil on juba raske peale esimest tõusu. Vot niimoodi. Me päris torni täna kindlasti ei lähe, aga hea, kui me üles välja jõuame, on ju, vaadates. Vaadates seda praegust tempot me ei jõuaks ka. Et nii. 0,35 kilti ainult ja kuule. Et 0,35 kilti ainult, aga siin on jah korralik mäkke minek, ega siin nalja ei ole. Parklas ühtegi teist autot ei olnud. Keegi sükse hullu tuule ja ilmaga siia tulla ei taha nagu näha. Aga siin nagu näha, näed, invaliid saab ka ennast üles lükata siit. Ma ei tea küll, kes see siit ennast üles lükkaks. Siin peab 2 tugevat meest lükkama seda invakäru, et siit külje pealt nagu üles saada. Aga mingi kaldtee siin on, võib-olla on see kaldtee hoopis, ma ei teagi. Mille jaoks see kaldtee olla võib siin. Millegi muuga ülesse sõita äkki jalgrattaga või lapsevankriga või no ma ei tea, ühesõnaga see kaldtee siin on jah. No nii, aga jõhker tõus, vaata. Vahepeal lõitame midagi siis jälle, kui näeme. Ja iga selle nii-öelda natukese aja tagant on üks puhketool ja prügikast, et siis saab iga paarikümne meetri tagant väikse pausi teha, süüa, juua ja jätkata tõusu Eesti kõige kõrgema mäe otsa. Mis on maailma mõistes naljanumber muidugi. Et noh, meie maa on siin ikka suhteliselt lame värk. Ja nüüd me jõuame mingi suurema platvormini. Ja vaatame, mis siin on näitab. Kiire ülevaade siltidest ka teile jälle. Ja et nii, aga ahah. Ja siin on mingisugune, ma ei mäleta, kas see oli siin, kui ma ka viimati käisin siin või ei tule üldse meelde, kui ma siin 10 aastat tagasi käisin, mis siin oli. Aga see on nüüd jah. Kairiti lemmikud karud. jah, okei. Siuke värk. Siuke maja siin siis. Vaata, kas uks on lahti ka. See on vist lukus, ma kardan. Ja siin on siis igasuguseid sildid veel. Sa ei saa mitte midagi aru. Mina saan.
Et nii, aga tuli põleb sees. Kes seal on siis? Tuli põleb seal taga. Kes seal on huvitav? Aga siin ma nägin üks huvitav siuke aken üleval. Mingi magamiskoht seal. No võt. Ega midagi, puhatud küll. Tõuseme kõrgemale aga järjest. Siit on nüüd edasi juba. Teisel pool olid ka sildid, jah, ma ei vaadanudki. Kõige üksildasen taim. No neid silte siin küll 10 aastat tagasi ei olnud, mina ei mäleta. Eesti kõige armsam lind või? Aga minu meelest on kõige armsamad need varesed, kes timmutoitu söövad. Ega midagi, paneme edasi, aga siit nüüd edasi tundub, et mis asja? Olemegi kohal juba või? See tundub küll jube lühikene matk ja kõik või? Ma mäletan, 10 aastat tagasi tundus see mägi küll palju pikem, aga noh, siis me olime väsinud ka kõik. Me olime siin Lõuna-Eesti tripil ja me olime õllesed korralikult, aga me olemegi juba põhimõtteliselt kohal ja siin ei olegi nagu midagi minna. Ja. Aga me võime uuesti alla minna ja uuesti tagasi üles. Tegelikult on niisugune asi, et panen siia vahele veel, meil jõudsid nänni jälle, e-poe nänni. Et seda nänni küll tõenäoliselt kellelegi kohale jõuludeks ei jõua, sellepärast et see nänn on, või tähendab jõuluajal nüüd ju on hästi kiire. Igal pool on need, ma arvan, et kullerid ei liigu nii kiirelt nende pakkidega ja seal Omniva ja Smartposti keskuses, kus need pakid erinevatesse pakiautomaatidesse laiali lähevad ka, asjad ei liigu nii kiirelt, ehk siis ma ei usu, et need seljakotid, mis nüüd müüki tulevad, enam jõuluvana kotti jõuavad. Aga noh, kellel ikkagist huvi on, siis ma panen siia vahele väikse klipi ja peale jõulu ehk saab ikka kätte. Et panen väikse klipi sellest, kui me need pakid kätte saime. Ja siis vaatame edasi, mis siin torni juures paistab. Nii, tegin õues just siin katuse peal tööd, kui tuli kuller, tõi ühe paki. Kas see on nüüd jälle mingi järgmine toode kohale jõudnud? Vaatame, mis siin sees on. Et kui on järgmine toode, siis sellest videost tuleb selline kiire teavitusvideo, et saab veel mingit nänni juurde osta. Ja ongi nii, tegu on siis seljakottidega, mis tulid. Ja neid seljakotte nüüd paneme kohe paneme müüki siis. Et need seljakotid on sellised hästi lihtsad päevaseljakotid. Ütleme niimoodi, lähed kuskile matkale, paned paar õlut sisse, natukene süüa sisse, värki. Lähed kuskile kalale, jõe äärde jalutama, paned mingi landikarbi sisse, väikse asja. Et tegu on hästi soodsate, odavamapoolsete kottidega, et ärge oodake siit nagu mingisugust eriti hullu kvaliteeti. Tegu on hästi lihtsa kotiga, kerge kott, logo on siin peal. Siin on kummid, värgid, saad midagi vahele panna. Külje peale mingi joogipudeli midagi. Et jah. Ja niisugune lihtne, hästi lihtsate materjalidega, ei ole sangad ka mingid väga paksud, et lihtne, kerge, et ärge oodake liiga palju sellest kotist. Et meil hakkab tulema ka kvaliteetsemaid ja kallimaid tooteid loomulikult müüki, aga meil esialgu lihtsalt ei ole nii suurt eelarvet ja ma usun, et ka meie vaatajate hulgas on neid inimesi, kes ei saa lubada omale kohe kalli brändi staffi, et siis pigem see sobibki võib-olla niimoodi nendele, kes ei oota nüüd mingisugust eriti kalli brändi värk, et kes tahab omale muidugi hästi kalleid kotte, need võivad ju minna mingisugust Fjällrävenit või värki ka omale tellida kohe, et noh, vaatame sisse ka siis. Sükene kott, siin on veel mingi tasku. Väike, ma ei tea, mis sa siis siia paned, ise vaatad. Ja siin ees on tasku. Siuke läheb peaaegu koti põhjani välja kuskile siia maani. Jah, siin on see helkur riba. Ja siit saab ka midagi siis reguleerida neid kumme ja asju. Vot sükene lihtne. Ja. Lihtne, kerge, aga okei. Kes siis sellist kotti soovib, e-poes on need selleks hetkeks, kui video on üleval olemas. Ja.
Aga okei, jess. Ja viimane puhkekoht veel ennem torni on siin. Ja siin on ka mingi huvitav asi. No see pidi olema, see paistab nii vana välja. See paistab, et see on ammu juba siin sükene. Ma ei teagi, mis asi see on. Ja. No mingi asi, mingi asi, puu peale tehtud. Ja torni me ei lähe nii tuulise ilmaga, on ju. Aga jah, no vaatame siin platsi peal ära, mis siin on ja kes tahab, tuleb ise siia siis, et vaatab. Ja kui juba siin olete, siis jah, kõik see ümbruskaudsed mäed ka, et kõik mäed ikka korraga siis juba, siis tehke juba Vällamägi ka ja Vällamägi tuleb meil järgmises videos. Seal meil teisi kuulsaid nägusi ka kaasas, et sinna me paari tunni pärast lõpuks välja jõuame. Vaat selline siis jah, ja ongi, näed, invavets on ka seal. Et see ongi mõeldud, et ratastooliga lükatakse inimesi üles. Aga vaatame, siin on veel mingeid atraktsioone. Oh, mis toimub? Ma mõtlesin niisama nalja pärast väntan seda. Tantsu nüüd. Ma mõtlesin niisama nalja pärast vändata seda, aga vaata, mis teeb hoopis. Ja, noh, Kairit, rahvatantsija. Mina käisin kunagi Leigarites, mina oskan neid rahvatantse küll. Mõni on veel meeles äkki isegi. Kas see ka laulab huvitav või? Ega ära ja Anne laulab. See ei laula. Okei, no vaatame veel, mis siin on. Munad igal pool. No võt. Siuke asi. Ja siin on miskit sorti, ma ei tea siis. Siin saab esineda keegi või? Siin on pingid, jube vannad näevad välja. Jah. Ja seal on siis mingit sorti lava. Juba auk sees, keegi on astunud sealt läbi. See asi näeb siin vana välja, siin võib-olla ei toimugi midagi enam. Aga noh, vaatame otsa lähemalt. Lava on küll jube katkine ja juba siit läbi astutud ja see asi jah on juba mäda kõik. Aga sealpool paistis veel midagi, lähme vaatame, mis siin veel on üleval. Ja tundub, et siit tuleb läbi ka see RMK matkarada, mis läheb siit alla, siit materjali hunniku kõrvalt ja siis selle mingisuguse kivi juurest. See on Kunderi kivi. Kunderi kivi, Kairit räägib, aga mina ei tea, mina ei näe siit midagi välja lugeda enam. No siin on siit. Okei. Ega ma peast ei tea. Oi, ma mõtlesin, et mul on nii tark naine, tuleb välja, ei teadnudki. No selge. Mis seal ikka? Aga tark naine on sul ikkagi. No vaatame, kas siin on veel midagi või. Lähme vaatame, mind huvitab kohe, milline see invavets välja näeb. Vaatame lähemalt. Nii, sa siin jooksed ka. pooltest mööda. Kui tark naine ei näitaks sulle silte, sa oleks pooltest mööda läinud. Vaatame seda invavetsu veel lähemalt ka. Ja vets on siis, mis see on siis? Liftiga või? Okei. See on mingi kummaline asi. Liftiga värk ka. Ma ei saa aru, kus see lift viib siis maa alla pissile või mis värk sellega on. Aga ühesõnaga jah. Vaat siuke värk. Siin on tavainimestele ka, kes ratastooliga ei tule. Aga ma ei tea, ega siin rohkem vist väga midagi vaadata ei olegi. Ja siin on see huvitav vana telefon veel, et kui selle annaks mõnele noorele kätte, ega ta ei tea, kuidas sellega helistada ja et nad ei tea, mis selle kettaga teha. Ma olen paari videot internetist vaadanud, kus antakse tänapäeva noortele siuke ketta ja antakse neile aega, et mingi 20 minutit läheb aega vähemalt, enne kui nad leiutavad, kuidas sellega helistati.
ja ega midagi. Oli selline kiire video jälle vahele, järgmine tuleb juba pikemalt meie seiklustest siis seal Vällamäel ja Vällamäe metsamajas. Et tavalised toimingud. Kerige magama ära kratid ja käige vahepeal siis e-poest ka läbi. Vaadake, kas niisugused kotid sobivad teile.